Asko ja Merilli kohta paar sõna tuleb alles pärast seda, kui Olav on ära rääkinud, et anname siis võimaluse. Aitäh! Ja suured tänud kutsumast siia kõike seda vahvat asja näitamast, et need näited, kuidas ringmajandust edendatakse, kuidas vanast asjast tehakse uut, et see on ühtlasi ka selline nagu nutikuse ja leidlikkuse demonstratsioon, et see kinnitab järjekordselt seda head ütlust, et poest suure raha eest oskab iga loll asju kokku osta, aga tee midagi säästlikult ja tee midagi vanadest asjadest, et see nõuab süvenemist, aga see loob väärtust. Mina räägin vee valdkonnast ja natukene sellest kriisivõtmest lähtuvalt, millele korduvalt on viidatud. Ja kui siin varem kõlas see, et me küll läheneme sinna nagu ringmajanduse põhimõtetele, aga me läheneme sinna liiga vaiksete sammudega ja see keskkonna halvenemine pigem kipub meist eest ära liikuma ja mis meil nagu tempot juurde annaks, et see võikski olla mingi katastroof või suur kriis, aga ometigi me ei oota sellist asja. Et siis kriisi valmidus kui selline võimaldab enda peas läbi mängida ka neid situatsioone ilma neid õudusi sisuliselt tegelikult kogemata, aga tihti muutudes siis ise natukene paremini valmistunuks ja kui tõesti peaks midagi juhtuma, siis oleme võib-olla üht-teist läbi mõtelnud ja mingis mõttes võimekamad. Miks üldse kriis või mis see sõna tähendab? Siin oli juttu sellest, et sõnad oma tähendust aeg-ajalt muudavad, kui neile aega anda. Et kriis kreeka keelest tuleb ja tähendas algselt olukorda, mis vajab muutmist. Sõltumata olukorra suurusest või kas see puudutab üksikisikut või mingit gruppi, aga tänapäeval me mõistame sellist ikkagi mingit suuremat jama või mingite probleemide sellist kobar tagajärge. Kriis on õiguslikult sisustamata termin tegelikult, et õiguslikult on määratletud, mis on eriolukord ja hädaolukord ja sõjaseisukord ja veel igasugu muid muresid, aga kriis on pigem selline üldine asi, samas kriisid juhtuvad, kriise ka tekitatakse, kriisid võivad kellelegi olla kasulikud, kellegi poolt initsieeritud ja kriise juhitakse. Sisuliselt juhitakse sel hetkel ikkagi kas inimesi hakkama saama siis kriisisituatsioonist või mingit organisatsiooni kriisist välja. Kriisideks valmistutakse. Ja saab ju vaadata mitmel tasandil, et üksikisik ja perekond ja kogukond ja kohalik omavalitsus, riikide ühendus, et kõik tegelevad mingis võtmes siis kriisi lahendamisega, kui see kätte on jõudnud. Siis kui ma vaatan, mida ma üksikisikuna või oma perekonnas nagu ära teha saan, siis mõnes mõttes kriis on vastupidine olukord tavapärasele probleemile. Et kui mul juhtub mingi probleem, oletame, et on kodus ja mul lamp põleb läbi, vahetan ära. Põleb uuesti läbi, vahetan ära, põleb jälle läbi. Mõistlik on hakata lähenema, otsima, kus see juurprobleem on, kas on seal mingi ühendus seal lambi pesas vale, kas on juhtmestiku ühendused mingid valed või lüliti jupsib, et kus see juurprobleem on. Siis kriisi puhul üksikisikuna ma sinna juurprobleemi ei ulata mingit pidi. Perekonnana ka, kogukonnana ka mitte. Et esmane fookus kriisis on ikkagi toimetulek. Ja see kriisi lahendus pigem läheb käima kuskil kõrgematel tasanditel. Minu ülesanne on hakkama saada selle kriisi tagajärgedega, kõige selle negatiivsema küljega, püsida selles nagu toimivana ja panustada siis juba sellesse kriisi lahendamise sügavamatesse teemadesse oma osalustega, külatasandilt, osaleda poliitilistes protsessides, kes kaitseväeteenistused või oleneb, mis see juurpõhjus siis tegelikult on. Et küll need asjad ka tulevad, aga esmane asi on toimetulek selle tekkinud otseselt puudutava jamaga. Ja mitte loomulikult ülevalt poolt või laiematest struktuuridest mingi aeg tullakse appi, mida suurem kriis, seda hiljem tullakse, järelikult oluline on ikkagi omada mingit, Päästeamet ütleb, nädalaja varu peaks toitu kodus olema. Kui on ikkagi tohutult suur jama, ei jõuta kogu aeg igat ühte abistama, et
et nädal võiks olla selline ühik, mis annab juba ühiskonnas, kui see on paljudel olemas, siis jõutakse ka paremini nende abivajateni, kellel seda nädalast varu ei ole. Mis see vee puhul tähendab? Palju me vett tarbime? Eks see sõltub eluviisidest, üldiselt Eesti keskmine, arvestades just seda, vett ju mõõdetakse ühisveevärgi süsteemis, selle järgi keskmine veetarve on 80 liitrit päevas inimese kohta. On ka piirkondi, kus kulub 110 liitrit päevas inimese kohta. Need on sellised tiheasustusalad, kus samas kastetakse, ohtralt ja kasutatakse trassivett, muudeks kui ainult olme küsimusteks. Päästeameti soovitus on varuda kriisi ajaks 3 liitrit vett inimese kohta päevas ja nädalase varu puhul tähendaks see siis 21 liitrit vett. Ja selle eelduseks on siis see, et on varutud veel lisaks toidule seal niiskrid salvrätikuid, mis vähendavad vee kasutamiseks mingitel muudel otstarvetel kui söök-jook. Mis see maal elades tähendab, et alternatiiv võib olla ka see, et sa tead, mis on alternatiivne veeallikas. Et kus ma siis saan vett, kui ma ei saa vett sealt, kus ta pärast ei tuleb. Et siin natuke võib tagasi minna siis kriisi algse põhjuse juurde, kui vesi kaob ära sellepärast, et on lihtsalt väga raju põud. Siis see allikas, mida ma mõtlen, mis on mu tagavarallikas, et lähen toon sealt, see võib ka sel hetkel kuiv olla. Et mida kriis natukene muutnud on, aeg-ajalt lihtsalt paratamatult elame neid läbi. COVID oli selline viimane suurem, mis mõnes mõttes käis lainetena ja tundus natuke isegi korduv kriis, aga ta muutis siis seda, et inimesed avastasid esiteks töökäimise loogika muutus, kui varem peeti sellist töökohast eemal töötamist selliseks programmeerijate ainu eripäraks, et neil on võimalik diginomaad olla ja töötada kus tahes, siis nüüd on see laienenud sisuliselt terve kõikide kontoris töötavate isikute peale peaaegu. Mina tulen Keskkonnaministeeriumist, meil üle poole töötavad kodudest, isegi need, kes elavad Tallinnas. Et see ei tähenda kogu aeg kodus töötamist, aga see tähendab seda, et kontor on pigem see koht, kus käiakse koosolekutel, kus arutatakse asju, aga sellist analüütilist keskendumistööd inimesed suudavad paremini teha kodus, kus neil on rohkem võimalusi kujundada endale keskendumist soodustavat töökeskkonda. Et COVID tekitas ka selle, et selle kaugelt töötamisega seoses, et inimesed hakkasid oma maakodu, kus nad varem veetsid võib-olla nädalavahetust ja mingit osa puhkusest hakkasid nägema kui võimaliku pideva asukohana või ka võimaliku back-upina, et kui midagi juhtub linnas, siis see on koht, kuhu ma saan minna. Ja seal kodus tihtipeale on olnud ka mingi veevõtu koht. Salvkaev, mõni puurkaev, on olnud kodusid, kus varem veeti vesi kaasa, aga siis hakati vaatama ikkagi, et ikkagi joogiks peaks ka see kohalik vesi kõlbama. Et mis seisukord üldse on tänapäeval maakohtade veel? Ega siis enamus inimesi Eestis juba praegu on ju ühiskanalisatsiooniga ühendatud ja ühisveevärgiga 83% saab ühisveevärgi vett. Et kuidas sel 17% siis läheb. Enne COVIDit 2019 me tegime sellise uuringu. 1000 kaevu üle Eesti uuriti läbi, aga see uuring oli tehtud selliselt, et saime probleemistikust hästi hea ülevaate, aga me ei saa seda üldistada nüüd kõikide kaevude peale üle Eesti, sest uuringus osalemine oli vabatahtlik ja raadiokutsungi peale ja on teatav tõenäosus, et need, kellel mure suurem, olid aktiivsemad huvi tundma, et mis seisukorras nende vesi on. Aga kui sealt nagu neid põhjuseid ja tagajärgi vaadata, siis enamikel juhtudel, kus veega oli mingi probleeme, oli see põhjus samal kinnistul. See oli väga sageli seotud paraku reoveekäitlusega. Ma ei saa midagi halba öelda kuivveekäimla kui põhimõtte kohta ja tihtipeale see oligi seotud hoopis kas septiku või mingi sellise süsteemiga, kus suhatakse rohkem vett läbi, kui seda kuivkäimlas toimub. Aga selline ruumiline seos, et kus paikneb kaev ja kus paikneb siis reoveekäitlus, rajatis või käimla, et see ruumiline seos oli väga halb.
kaev allpool, käimla kõrgemal, omavahel lähedal, et kõik niisugused asjad, mis soodustavad, et sul kandub reostus ühest punktist sinna, kus sa kindlasti ei taha, et see läheks. Loomulikult oli paljugi neid juhtumeid, kus see reovee pool ei olnud nagu otseselt süüdi, aga kaev oli lihtsalt väga unaruses, kas ta oli kohe lohku ehitatud valedel alustel või ta lihtsalt paiknes mingile muule vanale sõnnikuhoidlale lähedal või et neid detailides oli neid probleeme rohkem. Mis lahendused nende kaevudega võimalik on? Siis kuna siin piirkonnas on salvkaevude kasutus võib-olla vähema määraga, siis siiski ka salvkaevusid puhastatakse. Ja kui see probleem salvkaevus, mikrobioloogiline probleem üle Eesti on üsna levinud, et on mikroobid, keda me ei taha, on kaevuvees, siis see probleem võib olla tekkinud kunagi, see veekiht võib olla ammu puhastunud. Aga kui seda vett seal kaevust ei tarbita, siis need mikroobid seal on jätkuvalt sees ja ei tarbita. Kui te tarbita nii-öelda tühjaks korduvalt, siis ta jõua ära puhastuda. Aga kaeve saab puhastada. Puhastatakse kuni selleni välja, et harjatakse kogu see kaevu seinte süsteem seal puhtaks ja kui juurt mikroobireostus sisse ei tule, siis see kaev ongi puhas. Ja see aitab ka kusjuures põuatundlikkuse suhtes. Et kui on need vanad salvkaevud, mis on lihtsalt sodi täis settinud, sodi setib ka kaevu seintesse, siis see poorsus väheneb. Ja nii või naa, veevõtu puhul tekib selline depressiooni lehter, et veetase kaevus on ju mõnevõrra madalam, kui on veetase kõrval pinnases, eriti kui sa seda vett tarbid, see võtab aega, kuni vesi tungib läbi kaevu seinte. Kui see kaevu seinad ära puhastada, siis oluliselt paraneb selle kaevu veevarustusvõime. Puurkaevusid puhastatakse ka. Et üks müüt, mis sellest ka uuringust välja tuli, oli see, et peetakse, et puurkaevu on, vana puurkaev on mõistlikum on rajada uus, kas või sinna vana kõrvale, aga et vanast enam asja ei saa. Et see kindlasti ei vasta tõele. See vana puurkaevu tehniline probleem tihti on selles, et on murenenud sealt kaevuseintelt natukene sellist mineraalset sodi alla ja settinud põhja ja ka sinna pumba peale ja kui pump käivitub, siis ta tõmbab seda sodi üles. Pump ei ole mõeldud liiva pumpamiseks või vee pumpamiseks, aga puhastatakse, uhatakse õhuga, kõik see sodi sealt seest välja korduvalt, pumbatakse korduvalt kaev tühjaks ja enamasti saab tegelikult vana puurkaevu korda. Mis veel üks müüt, mis tööst tuli, oli see, et filter aitab alati. Et see on ka nagu selline asi, et natuke see lahendus otsib probleemi, et veel ei pruugigi suurt midagi häda olla, aga siis püütakse sinna igasugu filtreid vahele panna. Filter võib tekitada neid probleeme juurde. Et kui on seal põhjaveekihist mingeid häiringuid, mis siis tekitab, et mineraalset sodi ikkagi lühiajaliselt liigub veetorustikus, siis filtrisse pidama ja kui ma filtrit ära ei vaheta, siis tasapisi ma käitan sealt filtrisse seda ikkagi endale sisse ja joon ka keresse, kuigi tegelikult oleks võib-olla ühe päevaga kogu see häiring möödunud ja ma oleks näinud ka, et sodi tuleb, siis poleks joonud see aeg. Et see võib olla, kui samas külas keegi puurib endale uut puurkaevu või on mingi muu põhjus, miks väike varing seal kaevupiirkonnas tekib, siis seda sodi aegalt lühiajaliselt tuleb. Ja isegi kui ei tule, siis ikkagi tuleb regulaarselt filtreid vahetada. Et see, et tüüpiliselt ranguabakterid on esimesed, kes seal filtris aktiivselt elama hakkavad, aga igasugu muud orgaanikad ka nad oma elutegevuses pigem tekitavad sinna filtrisse siis juurde, mida ei vahetata. Et on ka selliseid juhtumeid täiesti, kus oluliselt vee kvaliteet on halvenenud sellele, et seal on unarusse jäänud filtrid vahel. Ja võib-olla veel üks müüt, mis oli töös, on see, sai ümber lükatud, oli see, et puurkaev on alati parem kui salvkaev. Et see on küll natuke on siin regiooniti need eripärad ka ja olles siin nitraatitundlikul alal üldse, kus ülemine põhjaveekiht on väga tundlik piirkonnas olevate reostusallikate suhtes, et on ikkagi kindlam võtta puurkaevu vett, mis ulatab sügavalt võtta, aga joonistus välja näiteks Viljandi piirkond ja Hiiumaa piirkond, kus oli vastupidine tendents, et kippus pigem olema salvkaevu vesi puhtam kui puurkaevu vesi,
aga need on jällegi sellised statistilised ilmingud ja neid kunagi ei tasu ühele konkreetsele objektile omistada, et nüüd kindlasti selle objekti puhul on üks asi parem kui teine. Mis siis ikkagi teha või mis see lahendus on? Et kuidas vesi meid siis veele mõtlemine meid kriisi puhul aidata võiks. Et üks mõte ongi see, et me ei suuda ette nuputada, mis põhjusel võib järgmine kriis tulla. Et üksikult vaadates iga kriisi põhjustaja võib olla üsna väikse tõenäosusega, et ta nüüd meile kallale tormab. Aga see ka põlvkondade vältel ju muutub, et kui me oleme mingi kriisi läbi elanud, tajume praegu, et epideemia võib vabalt uuesti tulla ja sõjaline rünne ei ole üldse nii utoopia, kui seda paljud arvasid mõnda aega tagasi. Et meil need lähedal olnud kriisid alati tunduvad sellised usutavad ja loogilised ja tagantjärgi põhjendatud, et olid märgid ammu näha, aga siis, kui põlvkonnad muutuvad, siis hakatakse jälle arvama, et ühiskond on nii targaks saanud, et sõda küll iial ei juhtunud. Et aga juhtuda võib mis iganes, on ju. Vesi on üks haavatav asi, mis võib sattuda ohtu väga erinevatel põhjustel. Et see, et meil on puhas vesi olemas, see on üldiselt paljude selliste väga heade tingimuste tulemus. Ja seda nii ühisveevärgis, kus on ka selle taristu tulemus pluss see, mis toimub siis sellel veevalgalal või sellel põhjavee toitealal, ka selle tingimuste tulemus ja ammutades otse puurkaevust või salvkaevust vett on see siis selle piirkonna, kus see vesi formuleerub, selle piirkonna geoloogiliste iseärasuste tulemus. Et mingi asi võib neid haavata oluliselt, nii et meil ühel hetkel head vett sellest asukohast võtta ei ole, et meil peab vähemalt olema need varumõtted peas, kus me siis saame, mis me siis teeme ja et me oma ajutiste lahendustega ka oma veevarustust ära ei rikuks. Et kui me rajame välikäimla või septiklahenduse, mis iganes asja, et me lahendaks ta nii, et see ei riku minu vett, naabri vett ja kui naabriga on ikkagi see jama, et see vesi on rikutud ja või toimub järjepidev rikkumine ja sa ei saa naabriga kaubale, siis tegelikult on see kohaliku omavalitsuse tasandi küsimus lahendada see olukord ära. Kohalikud omavalitsused kehtestavad ka kohtkäitluse eeskirju, kontrollivad, neil on pädevus kontrollida, kuidas on kohtkäitlus korraldatud. Nad võivad kaasata sinna ka Keskkonnaametit, kes kontrollib ka, et veeseaduse tingimused oleksid täidetud. Et mingil määral on see reguleeritud, mis me teeme ka omal kinnistul, aga see regulatsioon loomulikult on palju lõdvem kui see, mismoodi on reguleeritud professionaalse veeettevõtte tegevus, millist vett pakub tema trassi. Et erakaevust vee võtmine on ikkagi üksikisiku enda vastutusse jäetud, nagu see, millist toitu ma endale teen või muude eluviise puudutavad küsimused. Et olgem terved, mõelge vahest neid mõtteid, et mis on alternatiivid, kui midagi peaks olema kehvasti ja head vett teile kõigile. Ja aitäh, mul on kohe 2 küsimust. Ja küsimused on, toimib. 2 küsimust sellist, et see teemaks olnud uuring, see on avalik. See on avalik, see on Keskkonnaministeeriumi kodulehelt leitav. Me küll mingil põhjusel uuendasime kodulehe formaate, et vanad head linkide asukohad kadusid, aga see on ka guugeldades otsitav ja ma võin saata ka selle lingi. See on väga hea, me saame panna pärast konverentsi materjalide hulka. Sinna tasub panna küll. Teine küsimus on selline, et oli juttu selleks, et inimestele esmalt kõigepealt lahemalt on siis kohalik omavalitsus oma korralduste ja määratlemistega, kuidas nad siis seda ette näevad. Siis tuleb seal Keskkonnaameti Keskkonnainspektsioon, aga nüüd see on ka paiguti, see teadmine võib olla puudulik, et kas siis vallaametnik võib olla väheteadlik, et tal ei ole võib-olla sellist, nagu Türile loodetakse teha sellist näidisala ja vallaametnik pole näinudki sellist näidispolügooni ja ta ei oska midagi soovitadagi. Ta ütleb, et kõige lihtsam on see, et tee nii ja mitte mingil juhul naa, sellepärast, et tema tool on selle väga kaitstud, tema toolisündroom hoiab selle tema ameti korras ja tema nahk on sellega säilitatud.
ja sealt edasi on veel Keskkonnaameti inimesed ja nad omakorda tulevad jälle, kas siis Räpinast tuleb üks osa ametnikke, Maaülikoolist tuleb välja, et kuidas seal see know-how ja tahtmine on selles ajas kaasa käia. Eks siin on varem ka juttu olnud, et põhimõtteliselt see ettevõtlusprintsiip kindlasti pidurdab. Hästi pidurdab ka ringmajandust kärmemalt üle võtmast, et paratamatult. Mis puudutab kohalikku omavalitsust, inimeste sellist teadlikkust asjade suhtes, siis see on natuke ka selline koht, kus nendele peab tekitama nõudlust. Et peabki käima küsimas asju, siis on neil huvi ka seda asja siis endale paremini selgeks teha. Et loomulikult nad eelkõige lähtuvad reeglitest, aga reeglite vahel ongi piiritu vabadus asju teha. Et Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet korraldavad ka regulaarselt kohalike omavalitsuste keskkonna töötajate selliseid koolitusi, kus veekaitselised küsimused on kindlasti ühed olulisemad, et see jäätme ja vee valdkond ongi kaks kõige olulisemast haru üldiselt keskkonnakorralduse poole pealt. Ja kas siis siinne seltskond saaks ju anda oma käe abiks, et see sama, näiteks need juhendmaterjalid, mis on kohalik omavalitsuse ametnikel välja töötatud, et need nagu nii ajapikku tuleb üle vaadata, ümber teha, paremaks teha, et me saame seda ka ju rikastada uuemate teadmistega. Ja seda kindlasti, et ministeerium ka koostanud ühe sellise kohtkäitlussüsteemide juhise, aga see oli kuskil aastal 2015 ja selline põhimõttelised asjad on seal ju kõik õiged, aga lihtsalt nii kui muutub seaduse, kas või sanitaarkaitseala selline kaugus või sellest selline täiendava kuja kaugus, siis hoobilt on terve juhend nagu mõnes mõttes aegunud. Et selles mõttes tuleb nende juhistega olla pisut ettevaatlik ja KOV-i ekspert peab ikkagi ka lähtuma seadustest, aga kui koostatakse mingeid uusi, et siis ikkagi ju püütakse ka kaasata ja mis on tüüpiline selline ministeeriumi kaasamisahel, on kohaliku või linnade valdade liit on see nagu esimene kaasatud, see, keda liit omakorda sealt kaasab, et see on ka juba kogukondade aktiivsus on ju. Teine pool on siis veeettevõtete liit, et need on nagu sellised põhipartnerorganisatsioonid ministeeriumi vaatest. Ja ma vaatan, Priit-Kalle Part-Saaras ka mikrofoni tahab esitada küsimus, et üks küsimus veel Priidule, sest et siis me läheme ühe olulise etapiga edasi. Ma soovitaksin seda, et võtta natukene hakata survestama, aga nii, et alt ja ülevalt, nagu sa ütlesid ka, et tegelikult seda nõudlust on vaja, aga nõudlust saab tekitada nii ülevalt kui alt, et näiteks siin oli mingi kultuuriministeerium ka mingi kultuuriürituste jalajälje uuring või arenguskava või midagi sellist oli, et näiteks selle katastroofikindluse osas on festivalid, nagu me varem ütlesin, et festival on iseloomult üks katastroof, et seal oleks tohutu hea võimalus rahvast valgustada, sest nii palju, kui ma olen maailmast lugenud, just arenenud maailma, kuhu meie ka kuulume, sellised katastroofi tagajärjed, maavärinad on nad ja orkaanid enamasti, aga mis tulemused näevad täpselt samamoodi välja nagu Mariupoli pommitamine. Et mis on probleem, on see, et sellises olukorras ei ole võimalik inimestele kommunikeerida teatavaid asju. Et näiteks tulebki see riigi abiauto selle veetünniga, see tassitakse põhimõtteliselt vesivetsudesse tühjaks ja nagu, sest vett on niigi napilt, aga see raisatakse ära ja teine asi on siis väljaheidete käitlus, et seda on samuti, et põhimõtteliselt nad on nagu jõutud sellele järeldusele, et võiks komposteerimine oleks väga hea lahendus, aga kriisiolukorras ei ole seda võimalik kommunikeerida, siis on umbes, et pange kile kotti, et küll nädala pärast tuleb riik kohale. Me näeme Mariupolis ja oleme näinud orkaan Katrina ja selliste tagajärgedel, ei tule ta midagi paari nädalaga kohale. Et see oleks nagu hea võimalus natukene kultuurikorraldajatele, kes on ju igat pidi, nabanööri pidi, igasuguse kulka ja muude toetuste taga sõltuvad, et nii piitsa kui präänikuga natukene mõjutada
et oma neid vee ja siis väljaheitekäitlus asju õpetama ja rakendama. Ja ma olen selles mõttes nõus väga selle ettepanekuga, et see võimaldab läbi mängida olukordasid sellistes skaalades, kus me ei tea ette, millised probleemid tulevad. Kui me lihtsalt hoidume sellistest katsetest, siis me ei tea tegelikult, mis on sellise lahenduse nõrgad küljed, vaid me juba eos mõtleme, et see ongi mingi võimatu või utoopiline lahendus. Et selline läbimängimine võimaldab väga oluliselt ette valmistada neid tulevasi korraldajaid, kui selline vajadus peaks jõuga peale sattuma meile, või siis teiselt poolt valmistame ette ka rahvast, et meile tuleks tuttav ette, sest me oleme kuskil meeldivas situatsioonis seda juba kasutanud. Väga hea. Siitkohalt tõmban nüüd joone sellepärast, et aeg on sealmaal, kus on põhjust ette kutsuda kõik, kes siiamaani on esinenud, kuna Marko Pomerants läks ära, aga nüüd Priit Kalev on juba üleval, Marko Kekissev, palun tõusta püsti. Siis on Hando Kuntra, Sven Aluste, Aili Avi ja Olav Ojala, et enne kui ära tormata, et siis me tunnustame teie tänast etteastet. Mul on üks pakk on veel üle, selle pakiga seda ka ütlen ülekandele ja ka videotiimile, et nad kuulevad, et videotiimile ka üks tänu. Ja võttis helimees siis selle tänu vastu. Ülejäänud, kes resiis, tervitavad neid.